Lõigulaadi valimiseks ja rakendamiseks on üleval vasakus nurgas nupp, kust avanevad siis teile erinevad stiilid ja vormindus. Siin on oluline tähelepanek mainida, et tegelikkuses laadid ja stiilid on sisuliselt üks ja sama asi. Ja nüüd, kui me räägime lõigulaadidest, siis lõigulaadide kasutamiseks peaks siin stiilid ja vormindus paneelis, mis teil avaneb, olema valitud see lõigumärgiga raamatupilt. Ja siin on teile siis ära toodud erinevad laadid, stiilid. Ja nüüd selleks, et neid olemasolevale tekstile rakendada, on kaks võimalust. Vaikimisi rakendatakse teie valikuid, mis te siin teete, aktiivsele lõigule. Ja aktiivne lõik tähendab seda, et kus teil kursor vilgub. Näiteks, kui mul kursor vilgub praegu kuskil selle lõigu sees, ja ma nüüd näiteks valin siit, et see on pealkiri 1, siis näete, et see mõjus automaatselt kogu lõigule. Kui ma soovin korraga rakendada erinevaid näiteks pealkirjastiile või mingid muud laadi mitmele lõigule, siis ma pean need eelnevalt ära märkima ja seejärel või siis valida siit mingisuguse lõigulaadi stiili. Näete, kas sellise või sellise või näiteks tahan, et oleks kõik lõigud taandega esirida ja ongi see valik tehtud. Võib-olla erilist tähelepanu siin mõne sõnaga tasuks mainida pealkirjastiile, kuna pealkirjastiile kasutatakse ka liigenduste ja sisukorra tegemisel. Nii et nendel on natuke teistsugune võib-olla või suurem tähtsus.